Minu sõnum noortele on see, et ma esiteks kadestan neid. Minu meelest see on ju täitsa arusaadav. Ja ma tahaksin neile öelda, et kasutage seda aega väga kiiresti, sest ma räägin küll nüüd väga standardset asja, kui te vaatate välja seda ilusat kevadet, te saate aru, et see läheb väga kiiresti edasi ja see aeg on fantastiliselt tore. Nii et pange seal maksimumi, kasutades seda aega ja ärge kartke, ärge mõelge selle peale põhiliselt, et on veel palju te jõuate teha. Just sel ajal oleks minu meelest vajalik palju teha. Esiteks enda kahe kõrva vahele palju asju ajada, sest siis on värsked ajud. Sest mida aasta edasi ajud muutuvad halvemaks. Te võite ise paremaks minna, aga ajud ei lähe paremaks. Ja teiseks, lihtsalt nautida seda aega. Mind motiveerib üks väga imelik asi, see on uudishimu. Sest mul tundub, et maailmas on nii palju huvitavaid asju, millega ma tahaksin tegeleda. Ja see ajab mind natuke isegi nukraks, et seda aega on ikka väga vähe antud. Seepärast, et ma tahaksin kõiki asju teha professionaalselt. Ja see on niisugune, see on minu jaoks väga tugev motivatsioon. Mind ei huvita isegi, ma ei taha olla niisugune öelda, et kas mind huvitab raha või midagi niisugust kuulsus või midagi taolist. Ei, mind huvitab see, et kas minul oleks huvitav. Ja kui minul on huvitav, siis ma muutun niisuguseks endale ka huvitavaks. Aga kui mul ei ole huvitav, isegi kui selle pealt ma võiksin näiteks teenida väga korralikult ja nii edasi, aga kui see mulle ei paku mõnu, saate aru, siis ei ole see minu jaoks niisugune asi, mis mind motiveeriks. Võib-olla see on natuke omapärane lähenemine või lähenemine asjale, aga ma olen alati selle järgi käinud. Ja ainuke asi, mida ma olen alati kahetsenud, et mul ei olnud näiteks andekust, et saada näitlejaks, sest minu meelest tundub, et näitlejad elavad väga palju, aga sa pead olema väga hea näitleja, kui suudaksid elada väga palju elusi selles oma näitleja elus. Aga natukene ma olen suutnud ikka erinevaid asju teha, aga see on kõige tähtsam, sa pead elama huviga, mitte niimoodi mõtlema, et sul ei ole enam mitte midagi, mille üle sa võiksid mõtiskleda ja mis sulle huvi pakub ja tegema vastavalt oma võimetele seda, aga tegema siis ka entusiasmiga, kirega. Jah, sa pead olema kirglik seda. Ja kui sa niisugune oled, siis sa oled ka, ma ütlen, väga tähtis on see, et sa ei oleks ise endale vastik.